Tere tulemast tagasi. Mina olen Julia Aabram ja sa kuulad saadet Eesti 100 loomaarsti. Tänane osa on selle hooaja viimane ja see osa on boonusosa. Me räägime täna loomaarstide ja veterinaaria kolleegide vaimsest tervisest ja mida me saime teada 2022. aasta uuringust. Ma salvestasin selle loengu tudengitele nende palvel ja ma tahaks seda ka teiega jagada, sest et ma usun, et teadmised on meile kõigile väga olulised. See osa ei ole kuulamiseks. See osa on vaatamiseks ja mõtestamiseks. Suurepärane. Mul on hea meel, et teie poolt tuli huvi selle uuringu vastu. Sellelaadseid uuringuid Eestis nüüd on küll tehtud. Ma vaatan, et järjest enam nii tudengeid kui ka keskkooli lõpetajaid ja erinevaid inimesi on minu poole pöördunud seoses selle loenguga ja nende andmetega ja on teinud neid järeluuringuid, aga kahjuks mul ei ole tagasisidet nende kohta, et kuidas need on läinud või mis on olnud tulemused, sest see oleks väga põnev koht, kus me saame vaadata näiteks 2 aastat pärast seda uuringut, mis on muutunud, sest minu tunnetuslik hinnang oleks see, et on muutunud. Me oleme Eesti veterinaarias hakanud järjest rohkem rääkima nendel teemadel ja järjest rohkem inimesi teadvustab endale, et see on ka tervise osa ja sellega tuleb tegeleda. Nüüd küsimus on selles, kui palju inimesed on valmis isiklikult vastutama oma enda vaimse tervise eest, et teooria on inimestele tihtipeale väga selge, aga see praktikas rakendamine on siiski väljakutse. Aga enne kui me hakkame rääkima sellest, kuidas neid probleemseid kohti lahendada, räägime sellest olukorrast, mis meil siin paar aastat tagasi oli. Ja mõte tekkis seoses sellega, et üle maailma tehakse päris palju selliseid uuringuid veterinaarmeditsiinis, aga vaat Eesti kohta oli üsna raske seda infot saada, sest üldiselt eestlased ei vastanud nendes rahvusvahelistes uuringutes või vastasid ainult need, kes inglise keelt valdavad piisavalt, et saaks vastata. Nii et mul oli palju abilisi, selliseid inimesi ka, kes on selliseid rahvusvahelisi uuringuid kokku pannud, et siis sai nende käest ka selle sisendi, et millised need küsimused peaks olema, et ma saaks neid kenasti ka uurida. Ja pärast seda, kui see küsimustik oli ära tehtud, siis minu suureks rõõmuks said ka paljud teised väiksemad riigid aru, et nad võivad ise teha neid küsimustikke, et hinnata oma riigi olukorda. Nii et see üks väike Eesti teeb ära niisuguse väikse asja ja siis see tegelikult läheb laiali. Nii et kunagi ärge alahinnake omaenda võimeid ja võimalusi mõjutada teisi inimesi. Nii, aga siis lähme selle uuringu kohta. Andmeid ma kogusin 2022. aastal ja alguses oli meil plaan, et me kogume neid andmeid umbes paar kuud, aga vaadates seda, kui aktiivselt inimesed jagasid ja neid andmestikke täitsid, siis ma sain aru, et me saame täiesti kuu ajaga hakkama, sest et tegelik töö läheb sinna analüüsi peale. Ja vot see on selle keeruline osa. Niisiis, meil oli loomulikult püstitatud eesmärgid ja need, kes veel loomulikult ilmselt ei lõpeta oma ülikooli tänasel päeval või sellel aastal, siis te ilmselt hakkate lõpetama lõputööga ja see, et mina lõpetasin lõputööga, andis mulle väga palju väga head sisendeid ja oskusi proovida ka seda tööd siin kokku panna niimoodi, et oleks hästi turvaliste andmed, mitte isegi turvaliste, aga õigete andmetega, sest et andmeid võib ju ka töödelda mitmel erineval viisil. Niisiis, üldinfo mõttes eesmärgiks oli meil saada vastajateks 100 praktiseerivat loomaarsti, mis tollel hetkel oli 11,79% litsentsiga loomaarstidest ja tollel hetkel oli litsentsi välja antud 848 loomaarstile ja tehniliselt see on selline hea number, sest et kui me saame läbilõike 12% kõikidest loomaarstidest, kes on litsentsiga, annavad meile sisendi, siis seda võib laiendada väga edukalt kõikidele loomaarstidele. Kuna ma mõtlesin, et kui me juba seda uuringut teeme suuremalt, siis alustasime ka, et vetabilisi natuke uurida, 50 vetabilist ja huvi oli saada ka 20 loomaarsti või abilise haridusega mitte praktiseerivat kolleegi siia osalema, et sisuliselt kõik need, kes on loomaarsti haridusega,
aga ei tööta praktiseeriva loomaarstina. Näiteks minusugune, eks ole, kes töötab hulgimüügiettevõttes ja omal veterinaariaharidust, aga ei tööta praktiseerival loomaarstina. Ja samasuguseid inimesi on piisavalt palju töötamas näiteks Põllumajandusministeeriumis, Regionaal- ja Maaeluministeeriumis, ülikoolis on selliseid, kes ei praktiseeri. Ja tegelikult meil on neid inimesi väga mitmetes erinevates valdkondades. Ja eesmärgid oli paika pandud ja mis meie tulemused olid? Tulemused olid, et me saime peaaegu topelt, me saime 184 loomaarsti vastama. Loomaarsti abilisi oli kokku 75, seejuures meil õnnestus eristada, et nendest 38 oli erialaharidusega, mis tähendab, et nad on lõpetanud vetabilise kooli ja 37 oli hariduseta. Siis oli samamoodi 30 kliiniku juhti, kellest 4 ei olnud vetharidusega, ülejäänud olid vetharidusega. Mul oli süsteem, kus sai mitu erinevat punkti vastata ja siis filtreerimise käigus saime neid erinevaid inimesi. Ja siis 39 vastajat läksid kategooriasse muu, sest et kõiki kategooriaid eraldi võtta ei olegi mõtet, vahel on mõistlik nad niimoodi ära kombineerida ja need olid siis administraatorid, doktorid nagu doktorandid, valdkonnas töötavad inimesed, aga mitte praktiseerivad ja isegi mõni tudeng vastas. Nii, ja kokku oli 288 vastajat, mis oli absoluutselt üle ootuste ja mul oli väga-väga hea meel, et seda uuringut niimoodi väga südamega võeti. Nii et ma jagasin neid vastajaid ka loomulikult erinevate vanusegruppide ja näitan ka kohe neid vanusegruppe, sest et huvi oli aru saada, kas erinevate põlvkondade vahel on ka mingisuguseid erinevusi, et näiteks et nooremad taluvad stressi halvemini ja vanemad paremini või kas seal on mingisuguseid seoseid. Ja üldine läbilõige on siis selline, et mul oli kõige rohkem vastajad vanusegrupis 30–39, seal oli 110 vastajat, vanuserühmas kuni 29 oli 76, niisugused napilt alla 50, siis on 40-sed kuni 49-sed 44 ja ma oleks väga tahtnud, et see vanemaid inimesi, keda on kas üle 60-aastased või siis natuke alla 60-aastased, neid oleks rohkem, näiteks üle 60-aastaseid vastas 23 ja vanusevahemikus 50–59, 35. Et siin on ka niisugune üks piruka diagramm, kus te näete üldiseid protsentuaalseid jagunemisi. Et enamik vastajaid olid siiski vanuses 20–39, mis ongi selline Harju keskmine loomaarst. Jah, ütleme niimoodi, et see on ikka Harju keskmine noored pluss järgmine siis põlvkond. Ja nendest 86,8 olid naised, 12,8 olid mehed, ehk 37 meest ja üks vastaja valis mitte vastata sellele, et kas ta on mees või naine, millega ta tegelikult väga hästi välja tegeldus, sest et ta oli ainuke, kes vastas, et eelistab mitte vastata sooküsimusele, mis oli ka selles mõttes, et täiesti okei, aga lihtsalt niisugune huvitav nüanss, et see inimene jooksis päris tihti niimoodi nagu välja edaspidi. Nii, ja see küsimustik ise koosnes siis tervest hunnikust sellistest küsimustest, millele oli vaja vastata ja mõned küsimused olid sellised väga laiad, nii et sai ära märkida mitu erinevat valdkonda ja mõned olid niisugused natuke kitsamad. Aga esimene küsimus oligi, et märgi ära, millises valdkonnas sa tegutsed, sest et see tundus ka üsna oluline aspekt, et aru saada, et kas probleem on rohkem väikeloomas, suurloomas, hobustes, et kas me saame kuidagi kategoriseerida ja vastaja võis valida enda jaoks kõik sobivad vastused ja tulemusena saate kohe siit diagrammilt näha, et väikelooma praksises töötas 71,2% inimestest ehk 205 vastajat 288 olid väikelooma suunitlusega. Suurlooma praksises oli 44 vastajat ehk 15%. Hobuseid ja seapraksiseid oli võrdselt 17, see võib olla mõnes mõttes ka, et nad on ühendatud praksis, riigiteenistusest vastajad oli, ülikooli vastajad oli, nagu näete, siis täpselt 9 tudengit ja 10 mittepraktiseerivat loomaarsti ja siis mingi osa segmenteeris ennast ka muu alla. See muu oli ka pärast täpsustatud, aga lõpuks me lükkasime nad kõik ikkagi kokku. Ja kui ma neid andmeid vaatasin, siis ma sain aru, et tegelikult kõik andmed ei ole võrdsed, kõiki andmeid ei saa
ei saa nagu täpselt siia analüüsi võtta, sest me selleks, et analüüsida väga suurt andmemahtu, nad peavad vastama teatud reeglitele, nii et me pidime teatud andmed välja filtreerima. Ja kui me tegime sellise esmase filtreerimise, siis jäi meil alles Sõelale 184 loomaarsti, kellest 46 olid väikeloomapraksises, 35 suurloomapraksises, 5 segapraksises, 8 hobustega tegelevat arsti ja ülejäänud olid niisugused nagu muud. Ja siis me pidime veel filtreerima, sest et mõned arstid olid täpselt sellisest, noh, kes ka ei olnud ei ühte alasse ega teisse, et näiteks üks oli abiline või noh, üks inimene, kes identifitseeris ennast paberitega abiliseks, aga samas ka loomaarstiks ja siis noh, see inimene ei sobi nagu sellesse valikusse, et selle võtsime ära ja samamoodi olid mõned, kes noh, olid näiteks pensionärid, mis tähendab, et ta ei olnud nagu päris praktiseeriv loomaarst, mittetöötajad, ametist lahkunud, et ta on jah küll väikeloomaarst näiteks, kes on tegelenud kunagi loomadega, aga hetkel ei toimeta, nii et me pidime need ka välja võtma ja meil jäi kokkuvõttes Sõelale 178 loomaarsti. Ja eks ma üritan natuke hiljem ka näidata, et kus kohas käis vastus ainult loomaarstide kohta ja kus kohas oli vastus kogu kõikide vastajate kohta. Nii et abilistest, nagu ma juba rääkisin, 74 abilist vastas ja 74 abilist jäi ka Sõelale, mis tähendab, et abilised olid täpselt, noh, sobisid kõikide parameetrite järgi. Nii, ja küsimuste juurde siis minnes, esimene küsimus, tööga seotud stress. Ja selles mõttes jälle, kui me selliseid küsimustikke koostame, siis me peame tihtipeale ka ära defineerima, mis asi on stress. Ja ma paljudes punktides ka seda defineerisin niimoodi, et kõik, kes vastavad, vastaksid ühe termini järgi, sest et vahel võib ühe inimese jaoks stress olla lihtsalt mingisugune väike ebamugav olukord ja teise jaoks on stress midagi sellist, kus tal on, ma ei tea, juba poolel teel manalasse enam-vähem, et siis on ka natuke ebamugav, eks. Nii et tööga seotud stressi ja küsimus oli, ma üritasin ka aru saada selles uuringus, et kas see stress on tingitud nagu üleüldse, kas see stress oli seotud COVIDiga või need asjad kokku ja siit ka ma näiteks ei osanud arvata, et mul tulevad vastused sellised, kus mul on nagu põhimõtteliselt ikkagi mitu erinevat varianti. Noh, et näiteks, et olen kunagi kogenud ja kogen nüüd ka, et need grupid läksid kokku, nii et üleüldiselt 34,7% ehk 100 vastajat ütlesid, et nad on kunagi kogenud stressi. See tähendab kogu nende elu jooksul, jah, nad on kogenud stressi. Ja viimase 2 aasta jooksul, mis oli tollel hetkel see COVIDi periood, oli 74,7%. Nii et 100 vastajalt 215 vastaja peale see viimase 2 aasta jooksul stressi kogenud inimeste hulk suurenes ja ei kogenud stressi või ei ole kogenud stressi vastas 10 inimest. Ja kui aus olla, siis oleks väga huvitav teada, et mis on nende saladus, sest et me kõik tahaks elada sellist elu, kus seda stressi on võib-olla natuke pigem vähem, aga samas tuleb meeles pidada, et stress on hea asi, stressi on vaja, et inimene areneks ja liiguks edasi, lihtsalt küsimus on selles mahus, et kas me saame selle stressiga hakkama, et vahel võib seda olla lihtsalt liiga palju. Ja ma tegin muidugi ka eraldi arutelu, mitte arutelu, aga numbriliselt, et palju oli mehi, palju oli naisi, et kuidas ütleme nii, et kõiki neid andmeid saab tulevikus veel kasutada selle jaoks, et teha täiendavaid uuringuid, et mina siis analüüsisin täpselt nii palju, kui ma jõudsin ja siin meeste ja naiste vahelist arvestust ma hetkel ei teinud. Nii, ja te peaksite nüüd nägema, et see on nüüd 178 loomaarsti, kes jäid valikusse. Nendest 39 ütles, et kunagi tundsid stressi, 119, et on kogenud viimase 2 aasta jooksul ja 18, see on siis eraldi grupp, kes on kogenud kunagi ja kogenud ka nüüd ja 2 tükki, kes ei ole üldse kunagi kogenud. Kokkuvõttes selle keerulise info kokkuvõttes siis loomaarstide seas oli tõusnud stress COVIDi aastatel 205%. See võis olla seotud erinevate põhjustega, millest me hiljem natuke ka räägime. Nii.
Depressioon. Vot depressiooniga on selline asi, et ka jälle mitte kõik ei saa aru, mis asi on depressioon ja kuidas seda kirjeldada, nii et ma kirjeldasin ka antud küsimustikus depressiooni, et depressiooni kirjeldasin uuringus kui püsivalt alanenud meeleolu, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine, langenud toimetulekuvõime ja elukvaliteet. Nii et nendele astmetele pidi siis vastama. Ja 288 vastanute vahel me näeme, et 100 inimest jälle see 34,7% ütles, et nad on kunagi kogenud. Sama, mis selle stressiga oli ka ju 100 inimest vastas, et on kogenud stressi. Siis 2 viimase aasta jooksul depressiooni on kogenud juba 100 asemel 116 inimest. Need on täiesti teine grupp, eks ole, et 100 inimest, kes on kunagi kogenud ja 116, kes ütlevad, et nad on viimase 2 aasta jooksul kogenud, mis tähendab, et nad ilmselt varasemalt ei tundnud, ei kogenud seda depressiooni. Ja et ei ole kogenud depressiooni 97 inimest, mis protsentuaalselt siis need, kes on kunagi kogenud ja ei ole üldse kogenud, on 34,7 ja 33,7, et peaaegu sama ja viimase 2 aasta jooksul 40,3%, mis üldiselt näitab, et ikkagi see depressiooni tunnetus või, sest et ma ei küsinud, kas ta on diagnoositud või mitte, et see on kasvanud. Ja loomaarstide seas jälle, sest et huvi oli ikkagi loomaarste näha, siis 54 loomaarsti ütles, et on kogenud kunagi, 56, et on kogenud viimase 2 aasta jooksul ja 12, et on kunagi kogenud ja viimase 2 aasta jooksul ning 56 ei ole kogenud. Nii et väga tegelikult läheb ühtemoodi 54, 56, 12, 56, eks ole. Ja kokkuvõttes 38% loomaarstidest on kogenud depressiooni viimase 2 aasta jooksul. Nii et jälle siit, ma vist ei oskagi nagu selles mõttes sellist nagu põhjapanevat diagnoosi siin panna, aga juba fakt, et ligi 40% loomaarstidest koges depressiooni, on päris suur number. Läbipõlemissündroom oli ka selline huvitav punkt ja siin oli samamoodi, kuna läbipõlemine, kui selline termin ei ole ka paljudele väga tuttav, siis samamoodi üritasin siin selle ära seletada ja läbipõlemissündroomi defineerisin kui emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisundit, mis toob kaasa alaneva hinnangu endale kui professionaalile ning võib süvendada, laieneda ka isikuomadustele. Ja läbipõlemine on omane vaimne kurnatus, energia ja tahte alanemine, tühjaks väänatud tunne ja ükskõiksus töö suhtes ja kompetentsuse vähenemine. Et see on selline väga ebameeldiv tunne, mida ei soovi mitte kellegile, aga see on siis seotud sellega, kui inimene tunneb, et ütleme, see läbipõlemissündroom, ta ei tule nendest suurtest asjadest. Läbipõlemise sündroom tekib sellest, et need väikesed stressorid, mis igapäevaselt meid häirivad, muutuvad välja kannatamatuks, et näiteks, et naabri koer augub kogu aeg. Et see tehniliselt ei ole suur stressor, aga kui sa kombineerid selle väikse stressori pluss, ma ei tea, naiste puhul kahjuks tihti, et astud korra kaalu peale ja siis vaatad, et jälle mingisugune kiloke on juures täiendav stress, eks ole, näiteks kohvimasin ei läinud tööle, töö juurde jäid hiljaks, sest et keegi, ma ei tea, lumi oli lükkamata, et see jälle niimoodi kuhjub, pluss need natuke suuremad stressorid, näiteks sa oled väsinud, sa oled natuke ületöötanud, sul on keerulised kliendid ja sa tunned, et sa ei saa selle kõigega enam hakkama. Et siis võib hakata tekkima see läbipõlemissündroom. Jälle kõikide vastajate vahelt oli peaaegu 33% tulnud, et nad on kunagi läbipõlemissündroomi tunnetanud viimase 2 aasta jooksul, 42, see on siis juba 10% kasvanud ja ei ole kunagi läbipõlemissündroomi kogenud 33%, nii et hetkel on siis see, kes on 2 viimase aasta jooksul, siis sellest 2002 aastast tagasi 2 aastat, on kogenud läbipõlemissündroomi ja loomaarstide seas kunagi koges 178 loomaarstist 47, on kogenud viimase 2 aasta jooksul 64 ja 10 arsti on kunagi kogenud ja kogevad ka nüüd.
56 arsti ei ole kogenud läbipõlemissündroomi. Ja siit on jälle niisugune, vaatad, et üle 40%, see on 41,6% loomaarstidest on kogenud läbipõlemissündroomi viimase 2 aasta jooksul. Jälle väga tugevalt seotud selle COVID-i perioodiga, kus esiteks oli väga palju teadmatust, väga palju hirmu selle töö ümber. Inimesed olid karantiinis, loomaarstid pidid käima tööl, nad käisid tihtipeale 2 vahetuses, pesti kogu aeg kõiki riideid vähemalt 70 kraadiga. Oli palju haigeks jäämisi, seejuures ka kliente ja patsiente oli väga palju ja ühtepidi mõned isegi ütlesid, et see aeg oli suurepärane, sest et siis ei pidanud suhtlema loomaomanikega, sest et loomad võeti ukse peal vastu, tehti nendega kõik protseduurid, kõik anamnees, kõik info küsiti juba telefoni teel eelnevalt ära. Ja loomaarstidele väga meeldis see, et nad ei pidanud klientidega suhtlema, mis natukene ka väljendab võib-olla seda meie valesti mõistmist, et loomaarstiks minejad inimesed ei pea loomaomanikega suhtlema. Tegelikult on just vastupidi, et kui sa oled suhtleja inimene, tule loomaarstiks, sest et kui sa ei taha suhelda, siis sul on palju teisi ameteid nagu meditsiinis, kus sa ei pea suhtlema. Aga meil kahjuks peab ja see on problemaatiline koht, mida tasub kindlasti adresseerida ja minu teada ka näiteks ülikool järjest rohkem pöörab sellele tähelepanu, et nii tudengite vaimne tervis kui ka suhtlemisoskust parandada. Nii, et ja küsimus oli, et kas need numbrid, mis ma praegult ette lugesin, kas need on ikkagi õiged, sest et 2022. aasta VET-konverentsil, kui ma tegin niisuguse lühikese ülevaate sellest tööst ja meil oli läbipõlemise ja depressiooni peale niisugune paneel, siis pärast seda ettekannet oli nagu tunda ja inimesed tulid rääkima, et issand jummel, et ma nagu ilustasin neid numbreid siin, et asi on tegelikult palju hullem. Ja vot see kurvastas, sest et inimesed isegi anonüümses küsitluses ei olnud päris nõus avaldama oma päris tundeid. Ja seejuures jälle pärast sedasama küsitlust ma märkasin, kuidas minu poole hakkasid pöörduma erinevad loomaarstid ja ka abilised erinevates valdkondades, et just rääkida nendel teemadel. Sest et ma tunnetasin, et inimesed avanesid, nad tahtsid rääkida, aga nad ei teadnud, kellega võib rääkida. Ja kuna ma olin selle küsimustiku niimoodi üles visanud ja sellega tööd teinud, siis tuldi rääkima. Ja minu jaoks oli olukord üsna kurb, sest et on nii palju inimesi, kelle järgi sa isegi ei saa aru, et neil oleks mingisugune probleem. Nad säravad, nad on õnnelikud, nad on rõõmsad, naeratavad, aktiivsed. Ja siis tegelikult kuskil salaja nad põevad mingisuguseid väga kurbasid ja ebameeldivaid emotsioone. Ja ma tollel konverentsil rääkisin päris pikalt ühe noore loomaarstiga, kes ka võttis mu niimoodi vaikselt rajalt maha ja siis me jäime terveks õhtuks jutustama. Ta rääkis ka, et tema jaoks see tunne ja soov tööle mitte minna või isegi, et soovid, et mõni loom jookseks tee peale ainult selle jaoks, et sa ei peaks minema tööle, et sa saaks minna haiglasse näiteks ja et sul oleks nagu põhjus, sul on päriselt põhjus, miks sa ei saa tööle minna. Ja siis teistpidi mõtled, et meist mitte keegi ei pea mitte midagi tegema. Me ei pea, aga me sunnime ennast ja aru saada, mis on need asjad, mis väärivad tegemisi ja mis asjad ei vääri tegemisi ja mis asjad ei vääri stressi või muretsemist. Vot see on selline keeruline koht ja eneseriidmise asi, mida paljud inimesed ilmselt ei oska veel liiga hästi teha. Aga lähme edasi. See läbipõlemissündroom oli väga defineeritud asi, mida ma küsisin, aga kuna jälle ma olin teadlik sellel hetkel, et läbipõlemissündroomi olemust väga paljud inimesed ei tea, siis ma küsisin ka, aga kuidas on lood läbipõlemise eelse seisundiga, sest mul oli kahtlus, et päris paljud võib-olla ei teagi, et nad on läbi põlenud, aga nad võivad enda jaoks tunnistada, et nad on nagu selles eelses seisundis. Ja see olukord oli ikkagi nagu päris nukker, sest et siin jälle, et ei ole kunagi läbipõlemise eelset seisundit tunnetanud peaaegu 40% vastanutest, peaaegu üle 50% vastas, et nad on
olnud läbipõlemise eelses seisundis viimase 2 aasta jooksul ja ainult 20%, kes ei ole kunagi kogenud. Et need on päris tugevad numbrid ja kokkuvõttes, kui me vaatame, et üle 50% inimestest, vastajatest leidsid, et nad olid lähedal läbipõlemisele. See tähendab, et kõik olid väga kriitilises olukorras, nii need, kes olid enda arvates läbipõlemise eelses seisundis, kui need, kes olid läbi põlenud. See oli väga raske periood meile kõigile. Ja ma julgesin küsida ka selliseid keerulisi küsimusi nagu mõtted enesetapust. Ja ausalt, kui ma võtsin selle koha lahti ja hakkasin seda filtreerima, siis see oli kohutavalt raske minu jaoks, sest et ma muutusin väga emotsionaalseks. Selles mõttes, et minu jaoks on väga kurb kuulda, et meie seas on loomaarste, on inimesi, keda mina isegi tean, kes tunnevad, et nende elu ei ole elamist väärt. Ja ma lugesin neid põhjendusi ja ma lugesin neid tundeid, mis küsimustikus leidsin ja ma tõesti, ma nutsin. Ma nutsin meie loomaarstide, meie abiliste pärast, meie inimeste pärast. Et ükski hetk elus ei saa olla väljapääsmatu, alati on väljapääs. Ja teie, kes te kuulate ka, palun pidage meeles nagu mantrat, alati on väljapääs. Ja küsimus ei ole selles, et ei taha elada. Te lihtsalt ei taha tunda nii nagu tuntakse selles hetkes, kui sa mõtled enesetapust. Ja muidugi need tulemused olid ka sellised, mind rõõmustas muidugi see, et 73% ütles, et ei ole kunagi kogenud enesetapu mõtteid. Ja siiski 16% ütles, et on kunagi kogenud, 8%, et viimase 2 aasta jooksul ja 2 või 3%, kes olid kunagi kogenud ja viimase 2 aasta jooksul. Ja numbrites ma võtsin lahti selle, et on kunagi kogenud, neid oli 47 vastajat, 47 vastajat, kes tundsid, et nende elul ei ole enam väärtust. 31 nendest olid loomaarstid, 10 loomaarsti abilist ja 6 tükki olid muud ja sinna muude alla läks ka tudengeid, kui ma õigesti mäletan. Et see inimesed, kellel on veel terve elu ees, tunnevad, et neil ei ole mitte millegi pärast elada. Kohutavalt kurb. Ja kui ma võtsin, tollel päeval, kui ma seda vaatasin, esimest päeva ei saanudki mitte midagi teha, ma panin selle kinni, ma olin nii endast väljas. Võtsin järgmisel päeval jälle lahti ja ma jälle nutsin, sest et see oli ja see on ka üks põhjustest, miks ma seda uurimustööd tegin ja miks me räägime vaimsest tervisest, et ükski inimene ei peaks tundma, et ta on üksi. Ja ei peaks tundma, et tema elul ei ole väärtust ja et tal ei ole mitte kedagi, kellega rääkida. Alati on keegi, kes räägib ja hea meelega aitab. Ja viimase 2 aasta jooksul, kes tundsid, et olid mõelnud enesetapu mõtteid, oli 17 loomaarsti või kliiniku juht. Üks kliiniku juht oli tunnistanud seda 4. 5 loomaarsti abilist ja 2 siis neid, kes kuuluvad muu alla. Nii. Ja neid, kes on kogenud kunagi ja viimase 2 aasta jooksul, mis tähendab, et neil oli juba eelnevalt mingisugused sellised mõtted, neid oli 3 loomaarsti ja 4 loomaarsti abilist. Jällegi, see on 47 inimest, keda me teame. Teie tudengitena võib-olla ei tea, aga ma võin öelda, et ma tean päris paljusid. Ja 47 inimest minu tutvusringkonnast tunneb, et või on mõelnud, et võib-olla ei ole neil enam ruumi siin. Ja küsimus oli ka, et mis tingis tööga seotud stressi viimase 6 aja jooksul ja see oli nagu selline nipiga küsimus, et me saaks täpselt teada, mis toimus nüüd vahetult enne selle küsitluse algust. Ja kuna küsitlus oli augustikuus, siis me panime ka juurde klausli, et juhul, kui sa puhkasid viimane kuu, et siis ära arvesta, et arvesta sellest eelnevat kuud, et me tahtsime just seda töö ajal tehtud töö ja stressi. Ja vastuseid oli väga palju erinevaid ja jälle siin said inimesed valida väga mitmeid erinevaid vastuseid, aga
töö ja eraelu tasakaal oli sellel hetkel kõige populaarsem, 55,2% vastas, et töö ja eraelu tasakaal on see, mis on paigast ära. Ja see on see koht, mida te peate ise reguleerima. See on see, et mitte keegi ei saa seda teie eest reguleerida. Te peate ise tõmbama selle piiri. Ja kurb on see, et eriti noored alustavad arstid, nad tahavad ennast tõestada, nad tahavad olla need suurepärased. Nad tahavad maksimaalselt palju jõudu, tahtmist, tööd sisse panna, et tõestada iseennast nii oma kollektiivile kui ka iseendale. Ja see tasakaal kipub ära minema ja on palju ka neid inimesi, kes lähevad appi teistele loomaarstidele. Näiteks on korduvalt räägitud öövahetustest, kus on inimesed abis käinud ja tihtipeale nad ei ole isegi oma neid tunde ära registreerinud kui ületundidena, sest sa lähed sinna, et aidata oma kolleegi, sa lähed sinna nende loomade pärast ja sa sätid iseenda nagu tahaplaanile. Ja see on ka jälle selline väga raske õppetund, sest et mingil hetkel oma elus sa saad aru, et sa ei saa enam panna iseennast ja oma tundeid tahaplaanile, sest et kui sa teed seda jätkuvalt, siis sind lihtsalt enam ei jätku. Sest et kui ei ole sind, kes aitab teisi, siis sa ei aita sellega mitte kedagi. Pluss noortel muidugi tihtipeale on ka see, et neil ei ole veel peret, neil ei ole pere ees kohustusi. Näiteks, ma ei tea, mul on see, et too laps lasteaiast ära, sa ei saa teda lasteaeda jätta, ta võetakse sul käest ära, eks ole. Et võib-olla vanema eaga läheb see tsipake kergemaks, siis sul tekivad teised natuke veel tähtsamad kohustused kui töö. Aga kokkuvõttes jah, need piirid on väga keeruliselt paika panna, pluss inimesena me kardame ühiskonna hukkamõistu, et aga mida nad arvavad, kui ma ei jää seda looma päästma. Aga mida arvavad need, kui sind enam ei ole? Et oma akusid on vaja laadida. Siis pikad töötunnid oli problemaatiline, mis läheb ka jälle tegelikult väga hästi käsikäes töö ja eraelu tasakaaluga. Pikki töötunde kurtis 42%, kui kurtis tõi põhjuseks, oma stressi põhjuseks klientidega seotud probleemid 40,6% ja palgaga seotud probleemid oli ka ligi 40% vastajatest. Jah, vaata jälle klientidega seotud probleemid ja palgaga seotud probleemid, need on asjad, mida me saame tegelikult lahendada. Ja see on see koht, mida me saame lahendada läbi iseenda koolitamise, sest et kliendi suhtlus, jah, suhtlemine on õpitav kunst. Ja mul on, kui meil see eelmine loeng oli, siis ma ka rääkisin teile, et kui te tahate üldse midagi oma elus kergemaks teha, õppige kirjutama, õppige rääkima, õppige esinema. Ja sellega te lihtsalt niuke jackpot kukub teile. Et just see suhtlemise kunst ja ma näitan teile pärast mõnda kohta ka, kus te saate ennast väga kergelt täiendada. Nii, siis minu jaoks oli hästi huvitav see, et ainult 7,6% ehk 22 inimest vastas, et COVID on süüdi selles, et nad on kogenud stressi viimase kuu jooksul ja see oli niuke COVIDi mingi kõrgpunkt, eks ole. Et COVID ei ole probleem. Probleem on kõik need muud asjad. Personaalse toe puudumine, professionaalse toe puudumine oli paljudele murekohaks 26%-le. Töövälised probleemid reeglina stressi põhjustajatena olid ainult 20%-l ja kiusamist, ahistamist ka näiteks pigem vähe 8%-l. Aga jälle, kiusamine ja ahistamine ei ole ka okei, ei töökeskkonnas ega eraelus. Ja samas on väga tõenäoline, et teie elus satub teie teele kliente, keda võib pidada nii kiusajaks kui ahistajaks. Ja ma tean ka ühte olukorda, kus see loomaarst läkski lõpuks töölt ära ja ta tegi vist paar aastat hoopis muid asju, sest et konkreetne üks klient käis, ahistas, kiusas, sõimas, saatis kirju. Kõike, mida üks inimene ei tohi teha teisele inimesele. Aga inimesed on imelised, eks ole. Et mida kõike tehakse lihtsalt selle jaoks, et üritada oma muret lahendada, aga seejuures kiusaja olla teisele inimesele, see ei ole üldse okei. Küsisin ka, et kas nõustud väitega, et stressiolukorras on sinu elus keegi, kes sind aitab ja toetab?
Ja see oligi küsimus, et aru saada, kas on toetusvõrgustik inimestel või mitte. See on see koht, kus me räägime nii kollegiaalsusest kui ka jälle suhted omavahel. Ja väga nõus oli selle väitega, et tal on keegi, kes teda toetab 26%. Nõus oli 42%, nii ja naa 25%. Ja oli ka neid, kes ütlesid, et nad üldse ei nõustu selle väitega. Nii et jällegi meil on inimesi, kellel ei ole neid, kes neid toetaks. Ja vastati ka, et tavaliselt oleks selleks partner või sõber, töökaaslased, teised pereliikmed. Ja mõni rääkis oma lemmikloomadega näiteks, et kui räägime lemmikloomade tähtsusest, siis ka lemmikloomadel on oma osa ja psühholoogiga ka. Et neid, kes on, kellega saab rääkida. Ja muidugi vaadake, igasuguse stressi ja vaimse tervisega, nagu ma ka alguses ütlesin, on see isiklik vastutus. Mitte keegi ei saa ehitada sulle seda mulli ümber, sa pead ise tegelema oma vaimse tervisega. Ja küsimus oligi siis, et milliseid samme astud oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks. Ja kõikide küsijate vahel oli enamik, või noh, mitte et enamik, aga 117 inimest, mis on 40%, ütlesid, et nad tegutsevad aktiivselt spordiga. Ja ma absoluutselt toetan seda, sest et te peate endale leidma mingisuguse hobi. Sport on selleks suurepärane, sest et sport, kui sa teed seda mõnuga, siis see põletab kortisooli ja alandab sellega ka stressitaset. Kui sul ei ole seda stressi ja seda energiat, seda negatiivset energiat kuskile panna, siis stress on see, mis selle ära põletab. Mis stress? Et sport on see, mis selle ära põletab. Et sellepärast on see sportimine ja füüsiline tegevus äärmiselt oluline. Pluss ta paneb liikuma vere, ta paneb ringi liikuma lümfi ja see kõik negatiivne, kõik see halb, mis teie kehas on kogunenud, hakkab liikuma välja. See on, ma loodan, et teil füsioloogias räägiti lümfidest, või hakatakse veel rääkima, et see on, seal ei ole mingit pumpa. Pump on see, et sa liigud, sa teed mehaanilist tööd. Väga suureks probleemiks, vähemalt minu jaoks oli see, et 26,4% ütles, et nad ei tegele oma vaimse tervisega. See tähendab, et kas nad ei tea selle tähtsusest või kas neil ei ole probleeme või siis nad lihtsalt ei tegele. Aga see, et sa ei tegele teadlikult oma tervisega, sest et kui ma ei tea, üritame süüa mitmekülgselt, tarbida vähem alkoholi, suitsetada vähem, et me teadlikult vähendame oma stressiallikaid ja see, et sa ei tegele oma vaimse tervisega, füüsilise tervisega küll, aga mitte vaimse tervisega, siis see on probleem ja see on see koht, kus ka tõenäoliselt need inimesed, need 26 vastajat, kes ei tegele oma vaimse tervisega, võivad sattuda libedale teele. Inimesed on öelnud, et nad on osalenud vastavatel koolitustel, mis aitavad siis enese vaimset tervist hoida. Siin üksikud käivad toetusgruppidega koos, oli joogaga tegelejaid, oli regulaarseid mediteerijaid ja hingamisharjutusi ka. Ja vot see on ka jälle asi, mida ma absoluutselt väga toetan. Hingamisharjutused tõesti väga hästi aitavad. Sest et hingamisega on seotud väga palju kõik see, mida keha tunnetab, sest et kui me hingame niimoodi pealiskaudselt, eks ole, siis bronhides olevad retseptorid vaatavad, et oo, fuck, midagi on lahti. Miks keha tegeleb, miks see hingamine on nii kiire? Järelikult on mingi kriitiline olukord, noh, ma ei tea, karu kuskil ukse taga, on ju. Keha peab minema ärevasse olukorda, kus ta valmistub sisuliselt surema. Mis toimub kehas? Verelibled hakkavad, hakkab tekkima rohkem neid vereliblesid, mis siis tekitavad koagulatsiooni, et juhuks, kui mingi haav on, et sul on juba olemas need liblekesed, mis lähevad seda haava parandama. Su ärevus tõuseb, eks ole, süda pumpab kiiremini, sa oled valmis põgenema. Keha valmistub surema sisuliselt või vähemalt üritama mitte surra, aga kui me sellesama hingamise teeme rahulikuks, teadlikult, tahtlikult, siis kui meil on ärev hetk, siis keha saab aru, et on kõik hästi.
hingavad, sügavad hingamised ja neid praktikaid, kuidas hingata ja ennast sellega maha rahustada, on väga mitmeid. Üks võib-olla niisuguseid kõige lihtsamaid on box breathing, kus sa teed sellise ringi, kus sa 5 sekundit hingad sisse, 5 sekundit hoiad hinge, 5 sekundit hingad välja, 5 sekundit hoiad, 5 sekundit hingad jälle sisse ja niimoodi hästi rahulikult hingates ja sa teed selle ringi 5 korda. Et te võite seda täiesti proovida, see on juba see vabastab nii palju seda stressi, ma ei tea, see on nii tobe asi, mida teha ja nii lihtne, see võtab sul mingisugune minuti, poolteist ja siis veel poolteist, kuni sa nagu otsustad, et jaa, ma teen selle ära, sest et see hingamisharjutus tundub vahel nii keeruline, aga see päriselt aitab ja ma päriselt soovitan kõikidel hingamisharjutusi teha. Ja noh, vaata, see on ka koht, kus jooga on hea, aga sa pead joogat oskama teha niimoodi, et see koos selle õigesti hingamisega, et ta rahustaks su keha. Nii oli ka neid inimesi 27,8%, kes ütlesid, et nad tegelevad muude asjadega, mida ei olnud nimetatud selles nimekirjas ja olid teraapia, eneseabiraamatute lugemine, muidugi loomad ja loomaaed, kes kuulas muusikat, kes käis reisimas, kes tegeles oma hobidega, perega ja jälle see on see koht, kus iseenda maandamiseks te peate leidma endale hobid, mis teile meeldivad. Sest et kui te ei leia endale hobisid, mis teid siis rahustavad, hakkavad tekkima igasugused stressiprobleemid, sõltuvused, alkoholilembus, ülesöömine, igasugused emotsionaalsed väljapursked, et inimene peab leidma endale tegevuse, mis teda rahustab ja maandab ja kui seda ei ole, siis keha otsib ise endale tegevuse ja need on need alateadlikud, ongi, ma ütlen, söömine, ülesöömine või siis, mis omakorda võib tekitada anoreksiat või buliimiat ja see on niisugune kaskaad, mis lihtsalt läheb tööle ja sa sellest välja saada on väga raske. Et jah, eks siin tasub rääkida võib-olla kunagi isiklikest kogemustest ka. Nii. Tollel hetkel me olime ka toimetamas Eesti Väikeloomaarstide Seltsi ja Eesti Loomaarstide Ühinguga ja küsimus oli, et kas meie kui organisatsioon saame ka midagi teha selleks, et toetada loomaarstide vaimset tervist. See üldiselt jälle, iga inimese enda asi on hoolitseda iseenda tervise eest, aga kui me loome tingimused, mis võimaldavad seda kergemini teha, mis tähendab, et see valulävi on võimalikult madal, siis miks mitte? Ja pakkusime välja erinevaid variante ja inimestele need täitsa sobisid, rääkida, kirjutada rohkem vaimsest tervisest, arvas üle 50, no peaaegu 55%, millega me tegelikult oleme ka väga hästi hakkama saanud, sest et me oleme korduvalt ja korduvalt erinevates meediaväljaannetes ja kanalites seda teemat adresseerinud ja ühiskondlikku tagasisidet on ka näha olnud. Ja ma tahaks loota, et tänu kõigele sellele on rohkem inimesi küsinud oma loomaarstidest kolleegide käest või loomaarsti abilisest kolleegide käest, et kuidas neil päriselt läheb. Ja peab tunnistama, et mõned inimesed, mõned loomaarstid väga solvusid selle peale, et ühtäkki hakkasid nende lähedased seejuures nagu poolpilkavalt küsima, et noh, ega sina siin suitsiidne ei ole. Ja ma ei tea, vaata, kui sulle niimoodi poolpilkavalt etteheitvalt niimoodi küsitakse, siis see ei ole meeldiv. Ja sa ütled igal juhul ei, isegi kui võib-olla sa tunnedki ennast väga stressis ja võib-olla natuke kurvemana kui tavaliselt. Aga igal juhul jah, rääkida rohkem ja ma arvan, et see meil väga hästi ka õnnestus. Ettepanek oli teha rohkem vaimse tervise teemalisi koolitusi. Meil Eestis võib-olla neid liiga palju ei õnnestunud teha, aga välismaiseid jagasin küll päris palju. Jagada teemade kohaseid infokirju, arvas 20%, et on teema luua kliiniku klientidele infolehti, arvas 35%, et see on jälle, ma niisugune naljaga pooleks pakkusin selle valiku välja, et nagu alates infolehed, kas sina oled sitapeast klient või kas, et inimesed nagu teadvustaks omaenda käitumist ka, sest kliinikutes lisaks nendele toredatele kutsikatele ja kassipoegadele, keda on oluliselt vähem kui neid väga problemaatilises stressis lemmikuid, siis omanikud tulevad ju kliinikusse, nad on juba väga ärevad, nad on hästi murelikud ja lisaks sellele, et nad on mures oma looma pärast, nad on mures ka selle arve pärast, nad on mures sellepärast, kas nad saavad selle arve ära makstud ja mis elu hakkab neil olema pärast seda
kui kas looma enam näiteks ei ole. Et see kogu see olukord, kuhu loomaarst on pandud ja millega ta peab tegelema, on äärmiselt stressirohke. Ja regulaarsed grupikohtumised oli ka selline asi, see idee, mis paljudele meeldis, aga jälle, no me oleme toimetanud ka liiga hästi käima ei lähe. See on jälle, et vaimse tervise teemade kohalt tahetakse küll vaikselt lugeda ja pealt jälgida, aga ise sinna sisse panna, midagi panustada, rääkida, jagada, ei ole liiga palju inimesi, sest et see on jälle ikkagi natuke olnud nagu tabuteema. Ja kui mina vähemalt märkasin, et kui ma ise hakkasin oma vaimse tervise teemadega ja nagu rohkem rääkima nendest väljakutsetest, mis mul on olnud, siis järjest rohkem inimesi tuli ka mulle ennast avama ja juba see, et me vahetame seda informatsiooni ja kogemusi, aitab neid inimesi. Ja jälle see suhtlus ja see päris oma kommuun ja oma inimesed, oma toetusrühma loomine, see võtab aega, see on investeering inimestesse. Ja samas see toob tagasi, sest et üks minu elu parimaid jõulukinke, absoluutselt parimaid, see oligi selle 22 aasta jõulude ajaks. Ma sain sõnumi sellelt samalt noorelt arstilt, kes ütles, et noh, jah, soovis ilusaid pühi ja tänas mind, sest et ta oli saanud arsti juurde, tänu arstile oli saanud ravimite peale ja tänu sellele ta tundis ennast üle väga pika aja õnneliku ja rõõmsana. Ja need on niisugused hetked, mis teevad su enda hästi selliseks humble. Eesti keeles ei tule meelde, sa oled nagu lihtsalt nii tänulik, et sa said abistada läbi selle, et sa lihtsalt vestlesid temaga niimoodi südamest südamesse, hingest hinge ja jagasid temaga omaenda südametukseid. Ja see aitas inimest ja see ei aidanud mitte ainult seda inimest konkreetselt, vaid ka tema peret, tema last, tema töökollektiivi, kes kõik väga hoolivad inimesest. Me kõik hoolime oma kolleegidest, lihtsalt alati ei oska õigel ajal õiges kohas olla, aga kui sa suudad olla, siis see on minu arust suurepärane. Nii. Siis küsimus oli ka küsimustikus, kas sina ise oled märganud mõnda stressis, depressioonis või enesetapu mõtetega kolleege. Siin taga me jälle tahtsime aru saada, kas inimesed märkavad inimese enda ümber, sest et üks asi on lihtsalt teha oma tööd hästi, aga teine on olla tähelepanelik ja ära tunda neid märke, mis võiksid viidata mingitele probleemidele, sest et olgem ausad, ei ole väga palju inimesi, kes ütlevad, et kuule, et ma näen, et sa ei ole söönud, näe, ma tõin sulle süüa või kuule, sa töötad juba teist tööpäeva järjest, see ei ole okei, mine koju, ma võtan su vahetus üle. Sa saad neid pakkumisi teha muidugi siis, kui sa ise oled vaimselt väga heas kohas, et ega ennast ka ei saa teiste inimeste nimel tappa, aga just see, et kas me märkame teisi inimesi ja õnneks 63% peaaegu ütles, et jah, nemad on märganud. 18% ütlesid, et ei, nad ei ole märganud ja 18% ütlesid, et nad ei ole kindlad, kas nad on näinud või mitte. Et see on see, et sa nagu kahtlustad midagi, aga sa ei ole kindel ja sa ei julge küsima ka minna. On ju? Ja siis oli see, et juhul, kui sa vastasid eelmisele küsimusele jah, kas sa siis reageerisid? Ja siin oli ka jah, reageeris ligi 60%. Ei reageerinud 10%, siis kuskil 6% pakkusid välja muid lahendusi ja siis oligi küsimus, et kuidas sa reageerisid. Ja jagatud mure on pool muret, kui probleem on selles, et see suurendab minu enesestressi, mis jälle toob tagasi selle asja juurde, mis ma ütlesin, et sa pead ise olema okei, ise heas positsioonis, et sa saaksid teisi aidata. Miks on iseenda vaimse tervise eest hoolitsemine oluline? Kui sina seda ei tee seda mitte keegi sinu eest. Siis need, kes reageerisid, ütlesid, et jah, et töötavad selle kallal. Alati ei ole kindel, kas sa tunnetad üldse õigesti ja kui sa kahtlustad, aga sa ei tea, siis alati võib küsida, või öelda, et näiteks, et ma tunnen, et sa oled kurvem kui tavaliselt, et ma olen olemas, kui sa tahad rääkida või jagada. Ja selline ettepanek või see, et sa ütled, et jah, annan loa endaga rääkima tulla, seda tuleb öelda vähemalt 20 korda. See on see, et 9 korda ütled ja võib-olla 10. kord see inimene tuleb ja avaneb. Just see, et sa nagu ütled, et see on okei nendel teemadel rääkida. Ja vahel ongi vaja alustada sellest, et sa räägid iseenda teemadest.
ja sa leiad sellise äratundmisrõõmu või kollegiaalsus, et selles teises inimest, kes kogeb tõenäoliselt sedasama ja te saate juba sellest tuge, et sa ei ole üksi. Sest et mis me sellest uuringust välja tuli ja mis kommentaarid pärast tulid, pärast ka seda läbipõlemise paneeli veterinaarmeditsiini konverentsil, saal oli täis ja mitmed inimesed tulid pärast ütlema, et nad ei teadnud või et nad arvasid, et nad olid üksi selles mures. Ja tegelikult need sarnased tunded olid väga paljudel. Ja kõige suurem mure on see, et me arvame, et me oleme üksi. Me ei ole mitte kunagi üksi oma muredes. Kui suur on tõenäosus, et mina ainukesena tunnen ennast niimoodi? Terves maailmas. Ma iseennast alati lohutan sellega, et kui mingisugune geniaalne idee tuli mulle, siis tõenäoliselt on maailmas veel inimesi, kellel see geniaalne mõte tuleb. Siis on ärategemise, et kes teeb kiiremini ära, onju. Või siis kui mina ainukesena ei saa olla nii, et mina ainukesena tunnen ennast halvasti või minul ainukesel on täpselt selline olukord. Neid inimesi on palju. Kunst on üles leida need inimesed või need inimesed, kes suudavad sind toetada. Ja jällegi me siin sõbrannadega oleme rääkinud, et me oleme hästi erinevad ja mina olen täheldanud, et meil kõikidel on kogu aeg erinevad hooajad ja me kõik erinevatel hooaegadel saame üksteist toetada, sest et see aeg, kui sõbrannal on võib-olla niisugune kurb sügis, talv, siis mina olen kevades ja rõõmustan ja mul on energiat panustada ja järgmine kord on vastupidi, sest et nagu loodus, sa ei saa olla õitsev ja õnnelik kogu aeg, et see käib niisugune tõusude ja mõõnadega. Jälle, kõik möödub, alati on lahendus. On ju? Nii, kui sa sellele reageerisid, siis kuidas oli küsimus? Jälle, et kui sa märkad, et sul on kolleeg, kes on hädas ja sa reageerisid sellele, siis kuidas sa reageerisid? Ja inimesed vastasid, et nad rääkisid. Ja tihtipeale on see, et nad kuulasid. Kuulamisoskus on loomaarstidele väga oluline, sest me peame kuulama oma kliente ja me peame kuulama ka neid sõnumeid, mida üritatakse ridade vahelt rääkida. Suunasin spetsialisti poole, juhtisin teda vaimselt positiivsem olema, kutsusin töövälisel ajal välja, et saaksid muudest muredest eemale. Ma kuulasin, tegime asju väljaspool tööaega, tööga mitte seotud üritusi ja külastasime üritusi. Toetasin, valideerisin ja julgustasin, jagasin tööülesandeid ümber, vähendasime koormust, mõistev suhtumine ja toetus. Andsin nõu ja toetasin ja kui kolleeg sattus enesetapukatse tulemusena haiglasse, külastasin teda igal võimalikul hetkel, üritasin teda rõõmustada ja näidata, et ta ei ole täiesti üksi. Vot see jälle, et ei ole täiesti üksi ja nii lihtne on jälle nagu teha, kuidas nüüd, teha nägu, et sa ei märka. Sest et vahel on see, et sa lihtsalt ei jõua tegeleda teiste inimeste asjadega. Ja vahel on juba isegi sellest abi, kui sa ütled, et ma näen, et sul on raske. Mul on raske, ma ei suuda sulle toeks olla, aga palun proovime sellest üle saada. Ja jälle täiesti lambikas olukord minu enda elust. Mul oli üks tuttav, ta ei ole isegi sõbranna, lihtsalt üks tuttav, keda ma Instagramis jälgisin ja siis ta rääkis sellest, kuidas ta tegi reportaaže ja story sid sellest, kuidas ta haiglas oma haigusega tegeleb ja üritab sellest kõigest välja saada. Ta oli haiglas väga pikalt, kas mingisugune kuu aega, noor inimene. Ja siis ma saatsin talle vahepeal ma ei tea, mingi tore reels või kommenteerisin tema lugusid ja lihtsalt nagu niisugune puht inimlik suhtlus inimesele, selline toetus inimesele, keda sa võib-olla tõesti ei tea, aga ta on sulle sümpaatne millegipärast. Ja kokkuvõttes ta lõpuks kirjutas mulle, et tead, et sa oled mind toetanud sellel perioodil rohkem kui minu enda sõbrad. Ja siis mõtled, kui vähe on inimesel vaja. Lihtsalt paar sõnumit, paar niisugust smailikest, südamekest pea vastu, sa oled väga tubli. Ja kui lihtne on omaenda tutvusringkonnas jälle ignoreerida selliseid hetki elus, kus võib-olla sinu sõber võtab, ta saab ju hakkama. Küll saab. Aga samas see üks väike tegu, et tõesti väike, et ma mõtlen su peale, kõik on hästi. See loeb hästi palju. Nii,
2022. aasta sügis Eestis. Jälle, see on see taustainfo, et meil oli litsentsiga loomaarste 848 oktoobri seisuga. See on niisugune statistika, mida me tegime selleks, et aru saada, palju loomaarste üldse kuskil töötab. Ja me leidsime, et sellest 848 loomaarstist on töötavaid, praktiseerivaid loomaarste umbes 340 ehk 40%. Circa 40% litsentsiga olevatest loomaarstidest päriselt praktiseerib loomaarstina. Ja seejuures meil on kuskil 100 loomaarsti täna puudu tööturult. Ja siin on konkreetsed põhjused, miks niimoodi on. Probleem on selles, et järjest vähem on neid, kes on ära lõpetanud ja järjest rohkem on neid, kes võib-olla lõpetavad, aga omaenda hirmude pärast või puuduva toetuse või mentorluse pärast otsustavad, et nad ikkagi ei jätka veterinaarmeditsiinis. Ja see on see koht, kus meie, kes me töötame kliinikutes, mitte mina, aga üldiselt see, kes on juba ära lõpetanud ja on tööturul ennast sisse seadnud, et pakuks võib-olla nendele noortele tudengitele rohkem toetust, lõpetanud tudengitele. Ja väljakutse Eesti veterinaaria-maastikul on see, et meil on väga palju inimesi, kes on vanuserühmas 41–50, on umbes 124 praktiseerivat arsti ja vanuses 51–60 on 191, isegi mitte praktiseerijad, aga arstid lihtsalt, arstiharidusega, sest paljud nendest töötavad näiteks PTA-s. Ja vot kui need inimesed, kes käivad kontrollimas, teevad loomade heaolu, vaatavad, et veterinaarmeditsiini sees asjad toimiks, et kui nendest enamik läheb järgmise 10 aasta jooksul pensionile, siis meil tekib väga suur vaakum, kus meil ei ole inimesi, kes töötaks. Meil on juba praegu inimesi, kes ei ole juba praegu piisavalt inimesi, see on väga suur probleem. Ja need, kes siin on esimese kursuse tudengid, siis teie ilmselt teate, et teid minu teada võeti vastu natuke teistsuguse süsteemi alusel. Teid võeti vastu ka mitte motivatsioonikirja, aga vestlus, või oli motivatsioonikiri, ma ei mäleta. Et see on nüüd nagu natuke parem süsteem kui varasem, sest et me sellega kindlustame, et sisse saavad just need inimesed, kes päriselt ka omavad võimalusi, tahtejõudu ja motivatsiooni jätkata veterinaarmeditsiinis. Ja ma jälle julgustan siin ka mitte kartma praktilist tööd, aga samas ka mitte arvama, et see praktiseeriv loomaarst on ainuke variant, mis teil on. Meil on vaja igasuguse suunitlusega loomaarste, ka neid, kes töötavad riigiasutustes, neid, kes töötavad tapamajades, need, kes tegelevad laboritega. Olgem ausad, ka müügitiimidesse on vaja inimesi, kes hulgimüügiettevõtetes töötavad ja toovad need ravimite ja kõiksuguste tarvikute võimaluse loomaarstide juurde, sest loomaarst ise, ta ei saa olla kursis kõigega. Et meil on iga asja jaoks oma väike lüli olemas ja kui see lüli on loomaarsti haridusega, siis see on ju suurepärane. Nii. Jah, ja meil on vanuses 61–84 185 loomaarsti, mis on 22% meie loomaarstidest, et see, ütleme nii, et me oleme väga suure probleemi ees, millega siin ka Eesti Loomaarstide Koda on väga tugevalt tegelenud ja koos ülikooli ja isegi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, et siin on tõeline rinne välja pandud, et teadvustades seda probleemi, leida kandidaate, leida inimesi, kes tahavad õppida loomaarstiks ja ka töötada loomaarstina. Jälle, eks me peame ise ka toetama neid lõpetajaid. Ja küsimus jälle siis, et mida teha on ja mida sa teed selles olukorras? Ja tuleb rõhutada ja teadvustada kollegiaalsust on minu vastus. Olla suunanäitaja, olla juht, võtta isiklik vastustus iseenda ees ja iseendaga tööd teha. Sest et kui sinu probleem on see, et kliendiga suhtlus on keeruline, õpi kliendiga suhtlema. Tänapäeva YouTube'i variandid, podcastid, mida kõike, seda kõike on nii palju. Suhtle inimestega, suhtle vanemate kolleegidega. Jälle, kui me praegu räägime teist kui noorematest, otsige kontakte loomaarstidega. Põllul olevate loomaarstidega, selleks on suurepärane võimalus näiteks loomaarstide suvepäevadel, mis on iga aasta juuli viimane nädalavahetus. See on see koht, kus te saate endale tutvusi, saate endale mentoreid, saate endale inimesi, kelle käest nõu küsida ja võib-olla ka tugimeeskonda. Ja
jah, jälle mitte keegi ei tee seda teie ees, kui te ise seda ei taha. Ja kõikidele praktiseerivatele või tööturul olevatele loomaarstidele jubedalt meeldivad need loomaarstid, tudengid ja noored, kellel silmad säravad ja on näha, et nad tahavad tööd teha, sest et ka sellist värsket verd on nii väga vaja, et meie ka mandume ära, eks ole. Meie ka tegeleme oma isiklike probleemidega, aga igalühel on see võitlus individuaalne. Ja tuleb mõelda muidugi ka nende inimeste peale, kes tahavad aidata, sest et ka nemad võtavad iseendale suure koormuse jälle, see tugimeeskond on ju, et kes kuidas toetame, aitame üksteist erinevates hooaegades. Ja me peame olema väga ausad enda vastu ja teiste vastu ja tunnistama oma tundeid, sest et ma olen ka nüüd jälle kõige selle valguses ja selle valguses ka, et ma teile täna seda loengut loen, ümber mõelnud natuke oma töid ja tegemisi, et ka mina peaksin oma koormust vähendama, sest ma tunnen, et hakkab juba natuke liiga paljuks minema. Ja jälle see, et iseendale tunnistada, et juhul, kuule, et sa ju tegelikult ei jõua, sa ei naudi seda enam. Et sa vead inimesi alt lihtsalt sellega, et sa ütled, et sa teed ja sa ei tee, sest et sa ei jõua. Ja samamoodi ma tunnen, et mina vean alt oma peret, kellega ma tunnen, et mul ei ole piisavalt aega nende jaoks. Ja lapsed on väiksed nii lühikest aega. Ja see on tõesti see koht, kus ma pean oma sisemise võitluse veel ära pidama ja panema jälle prioriteedid paika. Võib-olla mõnest rahvusvahelisest organisatsioonist natuke tagasi tõmbuma, et ei ole vaja olla mingisuguses 7 töörühmas ja üritada aidata kõiki teisi ja mitte aidata iseennast. See on minu puhul just kõige suurem väljakutse praegult. Ja muidugi natuke nalja ka siia lõppu, et parim nõuanne ühest tekstiraamatust on see, et try to diagnose before death. Et proovi asi ära diagnoosida enne, kui loom on surnud. Vot nii, aga see oli siis selle esimese osa lõpp. Ma nüüd jagaks teile natuke ressursse, mida ma olen ise leidnud, et on olnud väga abistavad, sest et kindlasti te tahate teada ja mõned küsimused ka tulid mulle ju sellel teemal. Ma kohe vaatan, et kuidas aidata, kuidas ennetada neid asju. Jälle isiklik vastutus. Ise peate leidma endale hobi, ise peate ennast sundima sporti tegema. Jälle, sest et see, eks ole, põletab kortisooli. Te peate ise. Ja kui ise ei suuda, siis otsi endale see kaaskannatajast sõber või tugimeeskond, kes ütleb, et täna olen mina heas hooajas, sinu me tõmbame lihtsalt kaasa. Nii, ja väga head ressursid, ma usun, et olete reklaame ka kuulnud, on peaasi.ee. Et sealt on just eesti keeles väga palju informatsiooni, sest et paljud tahavad lugeda just oma keeles, mitte inglise keeles, kuigi väljamaal on just loomaarstidele suunatud infot väga palju, aga kindlasti soovitan vaadata lehte peaasi.ee. Siis on FECAVA. FECAVA on siis rahvusvaheline väikeloomaarstide organisatsioon, mille liige ka Eesti loomaarstid on need, kes on kojaga ühinenud. Siit te saate kohe proovida oma QR-koodi skännimise viise või siis pärast ma saadan teile koos eelmise korra loenguga ka need lingid, aga FECAVAL on olemas see vaimse tervise heaolu selline nagu plokk, kust on ka võimalik saada väga erinevaid kasulikke infoallikaid. Näiteks see on nüüd see FECAVA koduleht, eks ole, ja siin on täiesti eraldi plokk olemas vaimse tervise jaoks, et see on, kui oluline see teema on rahvusvahelisel tasemel. Et see on, me peame sellega tegelema. Ja siit, kui te sinna klikite, siis te näete, et on erinevaid variante, on võimalik erinevaid praktikaid kasutada. Nii naljakas, ma mäletan, et ma lugesin, et see ole tänulik, pea tänulikkuse päevikud ja tunnete ennast ja tee hingamise harjutusi. Ma mõtlesin, mis kuradi lollust te räägite? Mis lollus? Me oleme loomaarstid, me oleme praktilised loogikale põhineva ametikandjad. Nagu mis kuradi hingamisharjutused tänulikkus? Perse. Hambad ristis hakkasin tegema ja siis ma sain aru, et see töötab. Päriselt töötab. Ainuke asi ongi see, et see jätkusuutlikkus. Kui tahate olla edukad, te peate olema hästi, suutma ennast sundida, motiveerida ja olema järjepidevad. Järjepidevus, tahad, ei taha, trenn. Tahad, ei taha, tee oma hingamine. Tahad, ei taha, peapäevikut. Sunniviisiliselt, mingi hetk see muutub meeldivaks. Aga jah, mõnes kohas sa pead sundima, aga see, mis sa saad tagasi sealt, see on nii ülim. See tunne pärast trenni,
kes on pärast trenni öelnud, nii halb trenn, nii vastik, nii halb, et ma tulin. Ainult siis, kui lõpetad vigastusega. Aga alati sa tunned ennast hästi, see minek, see esimene samm, see on alati kõige raskem. Jälle kollegiaalsus. Nii, ühesõnaga sellel samal lehel saate lugeda ka erinevate siis noh, mis asi on ärevus, depressioon, kuidas need erinevad, mis asi on stress, mis asi on läbipõlemine, sest et väga oluline on saada aru terminoloogiast. Sa ei saa diagnoosida haigust, kui sa ei tea, kuidas see haigus välja näeb. On ju niimoodi? Ja siin te saate täpselt lugeda seda, mis võimalused on, et kuidas ära kirjeldada see asi. Siis näiteks, kes on äpi kasutaja, on suurepärane äpp Vets in Mind. Siin on selle logo ka, te võite siis seda kodulehte ka vaadata. Selle looja on inimene, kes teeb seda kõike tasuta. Ta teeb seda sellepärast, et tal naine võttis endalt elu ja tema isa võttis temalt endalt elu ja ta väga tahab aidata, sest ta on ise loomaarst, et ta tõesti väga tahab aidata ennast ja teisi ja see äpp näeb välja või noh, koduleht näeb välja selline. Äpp on, saate näha natuke, mis äppe mina olen kasutanud siin, mitte kõike. Nii, et see on siis selline, et te lähete sinna äpile, te saate kohe väga kiire ülevaate, et mis on erinevad konditsioonid. Siin nad ise liiguvad selles suunas, et teha maksimaalselt paljudes erinevates keeltes, millised on siis triage, näiteks triage tools ja noh, lihtsalt võite korra läbi vaadata, see kõik on täiesti tasuta, siin on ka jälle terminoloogia olemas, mis on mis. Ja peab tunnistama, et see oli see äpp, mille abil ma sain aru, et minuga ei ole kõik korras. Sest et ma seda loojat tean, noh läbi selle äpi me tutvusimegi ja ta palus mul mingisuguseid asju üle vaadata ja ma vaatasin üle, siis loen siis selle depressiooni kohta ja siis vaatan, et holy shit, et mul on vist depressioon, mis ei olnud üldse lihtne asi, mida endale tunnistada. Veel raskem oli muidugi arsti juurde minna ja sellel teemal arstiga rääkida ja siis leida endale see psühholoog ja siis hakata selle kõige nimel tegutsema. Ja muidugi see, kui need ravimid välja kirjutati, siis oli ka niimoodi, et nagu ei, noh, see hirm ja need lood, mis sa oled kuulnud ja siis ma sattusin täiesti juhuslikult pealt kuulama ühte vestlust töökaaslastega, kus öeldi, et rääkisid ka vaimsest tervisest ja ravimitest ja siis ta ütles, et oleks ma teadnud, oleks ma palju varem selle otsuse ära teinud, et see elu läks nii palju paremaks. Ja ma pean tunnistama, et ma ise ka tunnetasin seda, et ma olin nii sügavas augus, et ma isegi ei saanud aru, et ma olen augus. Aga kui ma lõpuks soostusin läbi paljude arutelude, sisekaemuste, ventileerimiste oma sõprade-tuttavatega, ma sain aru, et ma ikkagi võtan neid ravimeid ja mul hakkas kergem. Ja ma alles siis sain aru, kui sügavas augus ma olen. Ja noh, need jälle, kes tunnevad, et nad tahavad seda lugu rohkem kuulda, siis ma olen teinud neid postitusi ja ma kirjutasin Loomaarslikusse Ringvaatesse, mis on muidugi ühe koja ajakiri, ma ei tea, kas see on teile kättesaadav, aga seal ma jah, kirjutasin natuke põhjalikumalt oma nendest tunnetest ja kuidas ma hakkasin sealt välja tulema. Ja peab tunnistama, et ma ei ole siiamaani veel taastunud täielikult, sest et kui sa lähed sellesse protsessi näiteks aasta, siis tuled välja sealt 2 aastat. Kui sa oled olnud depressioonis 2 aastat, sa tuled välja sealt 4 aastat. Et mida kauem sa kannatad, seda pikem on sinu tee sealt välja. Nii et mõelge väga täpselt enda jaoks ka välja, et kus kohas on see teie piir. Jälle, lugege, suhelge oma vahel. Meil on nii palju suurepäraseid võimalusi tänapäeval olemas, mis on abistavad. Nad ei ravi, nad abistavad ja aitavad välja. Siis üks selline asi, jälle doktor Nicole, ta peab podcast'e ja ta teeb uudiskirju, samamoodi just veterinaariaga seotud. Soovitan soojalt, väga huvitavad teemad. Siin saate jälle QR-koodiga proovida ja seal on täpselt teile mõeldud, et so you are vet now, what now? Et mida edasi teha, ta tõesti seletab ja räägib väga kenasti, et ma usun, et kellele podcastindus sobib, et need võivad siit täitsa leida huvitavaid teemasid.
Siis on näiteks Minds Matter International, panete tähele, kui palju erinevaid ressursse teil käes on. Lihtsalt küsimus on selles, kas te leiate enda jaoks õige. Et siin on näiteks ka loenguid ja teemasid just loomaarstidelt. Siit saate terveid webinare vaadata, et siin, kui lähete sellele koduleheküljele, vaatate jälle resources, siis tuleb teile leht lahti, saate siit juba vaadata erinevaid teemasid. Näiteks sümpoosium on alati mingi suur koolituste, loengute kogum, eks ole, et siis sealt saate panna videosse mängima endale need asjad. Ja on olemas ka raamatuid, need, kes tahavad lugeda, siis see on Safe Vet Smart raamat, mis ongi mõeldud loomaarstidele, loomaarsti abilistele, väga lihtne lugemine. Korra näitan, mul on see raamat olemas, võin seda isegi laenata. Selline paberköitega raamat ja teil on võimalik digitaalsel kujul seda võtta. Ja ausalt ma jälle ütlen, kui ma hakkasin seda raamatut lugema, ülilihtne lugemine, inglisekeelne küll, räägitakse jälle, tee sporti, käi jalutamas, siis ma mõtlen, mis kurat küll, noh. Et tuleb välja, et see, mida ma ise olen arvanud, et see on mõttetu aja raiskamine, sõpradega aja veetmine, et õpi. Tegelikult ongi see lahendus, mis aitab sul vaimset tervist hoida ja mul on nii kahju, et ma ei teadnud neid asju varem. Nii. Ja loomulikult ma pean siin jälle reklaamima oma enda podcasti, sest et see on mind tohutult aidanud jälle kuulata teiste loomaarstide lugusid. Ja te saate aru, et kõigil on olnud raske. Kõik on leidnud enda jaoks mingisugused nipid, kuidas nendest olukordadest üle saada ja kõik möödub. Nii hea kui halb, kõik möödub. Otsige endale see tugivõrgustik, leidke, investeerige inimestesse ja te saate endale need inimesed, kes aitavad teid läbi nende raskete hooaegade. Vot. Ja selle uurimustöö koostamisel oli väga mitu inimest, kes mind väga aitasid. Need on niisugused rahvusvahelised nimed ja kodumaised nimed, kes aitasid kokku panna selle küsimustiku ja natuke nagu mõtestada seda kõike. Nii et mõned nimed siin on kindlasti ka teile tuttavad. Ma vaatan korra üle need küsimused ka, mis mulle saadeti. Võib-olla adresseerin neid, kuni te julgust kogute rääkida. Nii, räägitakse, et lõpetavad loomaarstid on 2 aastat loomaarstina tööl ja siis tulevad ära. Kuidas mitte olla nende seas ehk kuidas tulla toime loomaarsti vaimse osaga ja jätkusuutlikult? See on väga hea küsimus ja ühtepidi muidugi see statistika, mida te olete kuulnud, tõenäoliselt hirmutab, aga see ei tähenda, et see on, et nii on. Teie olete see uus põlvkond, teie olete see, kes ise loovad endale selle keskkonna ja ma ei tea muidugi, kas teised loomaarstid minuga nõustuvad või mitte, aga mina isiklikult arvan, et iga alustav loomaarst ei tohiks töötada täiskohaga, sest et teil on nii palju õppida ja teil on vaja seda aega, kus te õpite. Ja võib-olla mitte selles mõttes täiskohaga, et täiskohaga ei võta patsiente vastu, et teil on see 1 päev nädalas, kus te ainult loete, ainult vaatate, arutate oma neid haiguslugusid. Mina leian, et see oleks selline kasulik asi. Siis kui palju kliiniku vaimse tervise teemasid tõstatakse, on see pigem tabuteema või räägitakse oma kogemustest? Mina näen, et viimase 2-3 aasta jooksul on see asi oluliselt paremaks läinud ka Eestis ja on ka vanemaid kolleege, kelle osas ma näiteks elu sees ei arvaks, et nad hakkavad rääkima nendel teemadel ja nad räägivad ja nad saavad aru ja seeläbi nad tegelikult oskavad ka toetada nooremaid, sest et nad on selle läbinud, nad teavad, kuidas sealt välja tulla ja neil on ettepanekuid, mis võiks ka teid aidata. Nii et jälle see on see koht, kus isegi kui tööle lähete näiteks või hakkate alles minema, et rääkige läbi need teemad, et kuidas te suhtute nendesse asjadesse ja kuidas peaks tegutsema, kui ma tunnen, et ma olen, et rääkige ette ära, kõik laduge lauale, kõik hea, halb, kõik laduge lauale, sest et siis ei ole süümepiinasid selle ees, et ma ei rääkinud, et mul on mingisugune mure. See on nagu, ma ei tea, korteri müümisega, et räägi ära kõik, mis vähegi ära rääkida on selle korteri kohta, sest et pärast sul on endal südamepiinad, sest et ma ei rääkinud, kuidas ma seda nüüd adresseerin. Nii, kas ja kuidas saab tööandja vaimse tervise probleemide korral aidata? No näiteks mõned ettevõtted või kliinikud pakuvad oma töötajatele siis psühholoogi vastuvõttu. Erinevad projektid või erinevad skeemid on näiteks mõnes kohas on nii, et sa saad 5 tasuta visiiti või tööandja kulul pakutakse väiksemat töökoormust, pakutakse, te võite alati võtta haiguslehe. Lihtsalt küsimus on ka jälle, kui on väike kliinik, siis on
te peate tegema kõik endast olenevaid, olla terve, sest et nagu te teate, ennetamine on palju lihtsam kui probleemidega tegelemine ja nagu ma ütlesin, et välja tulla nendest probleemidest võtab topelt sama palju aega kui nendesse langemine. Kuidas meie erialal enda vaimset tervist hoida? Ma arvan, sellest me oleme siin rääkinud, siin on väga mitmeid tööriistu, ma võib-olla siin kordama ei hakka, aga jälle kordan üle. Tugimeeskond ja hobid. Ja küsimus, mis on veel jäetud, et kuidas jätta töö tööle ja kodus puhata? Vot sellele ma ei oska vastata, sest et see on väga raske küsimus ja see eeldab väga palju sellist enesekindlust, enesekehtestamist ja omaenda lubaduste pidamist. Et kui sa lubad iseendale, et sa ei tee kodus tööd ja sa keskendud näiteks lastele, oma lemmikutele, perele, siis sa võid seda teha, aga seda on raske. Seda on päriselt raske teha. Te peate iseenda jaoks selle kuidagi välja mõtlema, et kahjuks mul siin ei ole mitte mingisuguseid vastuseid küll, aga kui on inimesed, kes omavad kogemusi, on vastuseid, siis absoluutselt võib siia kuskil kommenteerida. Mina tahtsin tänada. Väga-väga lahe, et keegi viitsib teha sihukest uurimist ja see on lihtsalt nagu hästi lahe. Ja väga-väga põnev oli kuulata see, et sa nagu nii detailidesse läksid ka. Väga-väga meeldis. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka, et ühtepidi üritad neid asju teha, et saada mingit kiitust ja teistpidi nagu mõned asjad on suuremad kui elu või neil on niisugune suurem eesmärk, et mina isiklikult näen, et see uurimus on aidanud väga paljusid inimesi Eestis. Ja jälle ka üks kogemus päris elust. Olime ühel mingisugusel seminaril ja WC-s üks loomaarst kuidagi on natuke imelik ja nagu tuleb minu poole ja siis ma nagu jääg niisuguse lolli näoga vaatama, sest sa ei saa aru, mis värk on, et sa tead seda inimest, aga samas ta käitub nii kummaliselt ja siis ta on, et aitäh sulle. Ja siis mul nagu väga kummaline asi, millest tänada ma käisin pissil, aga on ja siis ta ütles, ei, et ma nüüd, ma tänu sulle nüüd tean, mis mul on. Ma nagu, mis sul on? Ma ei teadnud üldse, mis suunas ta räägib, see tuli minu jaoks nagu nii ootamatult. Ma ei tea, et millest ma räägin. Millest ma rääkisin? Mingi, et loomaarstide vaimsest tervisest, depressioonist, läbipõlemisest. Ja ma arvan, et ma olen läbi põlenud. Ja siis me kallistasime ja siis mõtled, et nagu suhtle lihtsalt inimestega, ole nende jaoks olemas, kui sa saad olla, kui sinus on seda jõudu. Ja muuta nende inimeste elu paremaks. Ma arvan, see on tegelikult põhjus, miks mina loomaarstiks hakkasin, mitte loomade pärast. Vaid selle jaoks, et aidata inimesi, kes on selles ametis. Selline see osa tänaseks sai. Ma ei tea, millal tuleb järgmine osa. Aga ma hea meelega ootan teie kommentaare, teie nõuandeid ja teie mõtteid, kuidas aidata meie noori veterinaaria tudengeid, meie noori lõpetajaid ja meie kolleege erinevates vanuserühmades. Kas te olete nõus sellega, et kollegiaalsus on see, mis on aidanud? Sõbrad, lähedased on need, kes on mind kindlasti aidanud minu erinevates eluetappides ja erinevates hooaegades. Ma soovin teile, et teil kõigil oleks olemas inimesed, kelle poole te saate pöörduda, kellega te saate oma mõtteid ventileerida ja kes toetavad teid, isegi siis, kui te seda ei taha. Järgmise korrani!